Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Nii, aeg on nii kaugel, et rääkida meie nädala tegijaga ja meie nädala tegija tuleb seekord Eestist ja mis kuupäev meil täna on? 14. Eile juhtus siis meie nädala tegijaga üks huvitav juhtum. Nimelt Solarise keskusesse sisenes üks mees, kes siis läks sinna 3. korrusele Apollo raamatupoe ja ka Ringvaate stuudio juurde ja tegi ühe rõveda asja. Nimelt temal oli kaasas üks kilekott, mis oli täis rooja ja tema siis valas endale selle peale, viskas selle maha ja temal oli käes ka silt, et tema protestib karjuva ülekohtu vastu. Turvameestel oli päris raske ta kinni võtta ja lõpuks seepärast, et hais oli tappev, lõpuks seda ikkagi tehti ja viidi ta siis minema. Mis mees see oli, mille vastu ta protestis, kes sellise rõveda asjaga hakkama sai, sellest saame kohe teada, sest me oleme helistanud meie nädala tegijale, kes on siis see mees, kes selle kilekotiga Solarisse sisenes. Tervist! Tere! No, alustame võib-olla sellest, et kellega meil au rääkida on? Kas ma võin oma nime jätta saladuseks? No okei, jätame see nime saladuseks. Hakkame siis... Mu hüüdnimi on Preester. Preester, nimetame sind Preesteriks. Räägi, Preester, mis põhjustas sellise suhteliselt võika vahejuhtumi eile Solarise kaubanduskeskuses, kus te sisenesite kotikese roojaga ja valasite ennast üle ja viskasite iga poole laiali? No tahaksin kõigepealt öelda muidugi seda, et mind on valesti mõistetud. Ma ei ole midagi sellist teinud. See on kõik ajakirjanduslik liialdus. See on enam kui selge. Ja ma protestisin. Ja mille vastu küsite? Esiteks, käisin seal söömas selles Solarise keskuses ja leib on täiesti kõva. Eesti pruun leib täiesti kõva ja selle vastu protestisin ja ütlesin, mina siin enam ei söö, pange mulle see, ütlesin kohe niimoodi, pange mulle see kraadi käpp kotiga kaasa, ma söön kodus edasi. Ja siis anti mulle siis kott kätte. Kott anti kätte ja läksin siis, mõtlesin, et vaatan Ringvaate stuudiost uksest sisse. Ja samal ajal tahtsin siis avaldada ka protesti. Protesti muidugi selle vastu, et olen suur rap-muusika austaja, kui teate. Teame ikka. Rap-muusika austaja, kui teate. Ja kas ei olnud just selle sama Solarise keskuse president Peeter Rebane, see mees, kes keelas ära Abrahami loo, miski on lilla. Ja läksin siis, et avaldada selle vastu protesti ning samuti siis Peeter Rebasele eita ette seda, et tema söögikohtades on leib kõva. Aga siis mulle ei lubatud minu loosungid üles riputada sinna stuudio seinale, siis tulid turvamehed ja nad kiskusid minu käest söögi, mille arvasin, et olin täitud toiduga siis seal söögikohas, nii-öelda dogibag. Aga tuli välja, et minu toit lihtsalt protestimärgiks siis mutanteerus ja lihtsalt muutus roojaks. See oli tema sõrm, ma julgeksin niimoodi öelda, mis näitas, et selles keskuses ei ole asjad õiged juba sellest saadik, kui toimus seal lammutamine, mäletate, ja ikkagi need, kes on saanud ja võinud ja tahtnud midagi selle vastu öelda, pole seda teinud muidugi ja mina olin siis see protestija ja nagu kunagi siis ikkagi siis juhtus niimoodi ja ma protestin selle vastu. Nii et ei olnud tegemist midagi sellisega, näiteks mis ma loen siin kommentaare, mis on väga sageli täis tõde, et protest oli suunatud siis ETV saate Ringvaade vastu, milles, ma ei tea muidugi, mis teemasid seal käsitleti, aga see ei olnud Ringvaatega kuidagi seotud. Määratsev jama, muidugi see ei ole Ringvaatega seotud, sinna ma läksin selle pärast, et minu loosung oleks kohe näha Eesti rahvale.
ja ma ikkagi protestisin siis selle vastu, mis praegu toimub. Mis muidu meest kah olete? Miks teid preestriks hüütakse? No preestriks hüütakse nüüd sellepärast, et muidu ma teenin siis elatist nii-öelda, töötan kojamehena. Töötan kojamehena ja koristan tänavaid ja trepikodasid. See on sellepärast hüütakse mind preestriks. See täiesti mõistlik ja loogiline järeldus. On küll, olen ise mitu korda sellele arutlenud ja siin teistega isegi olen kirjutanud lehtedesse ka mitut lugu selle kohta aga siis aga protestin praegugi selle vastus, et momendil, kui te teate, siis ma olen paigutatud psühhoneuroloogia haiglasse kinnisesse palatisse. Ja, kas te ei arva, et teist saab nüüd selline kuulsus, minust saab Märter. Teist saab mitte Märter, vaid teist saab kuulsus, keda hakatakse kutsuma eesliitega Kaka, näiteks Kaka-Kalle või Kaka-Kalev. No, ei usu. See on jama. Või Fekaali Fernando. See on ju kõik ajakirjanike välja mõeldis. Mina läksin sööma sinna ja leib oli kõva ja palusin panna söögi endale siis koti sisse koju kaasa. Vaat, mina ei tea, kus teie võtate sellise rumala juttu. No aga Leiva Lennardiks teid niikuinii hakata kutsuma, pigem ikkagi Fekaali Fernandoks. No, teate, sildistamisega te ei võida, mul tullakse nüüd süsti tegema siin. Aha. No, aga... Kus me teeme süsti? Ma väga vabandan, praegu pean püksid ära võtma, sest mul tehakse üks sprits kannikasse. Kas on okei, võin jätkata? Ai, palus. Aga me siin, ega me teed rohkem kinni hoia ka, seepärast, et... Ei hoia, aga tulge mind vaatama ja tooge mulle vähesteid ajalehti lugeda. Ma arvan, et ei hakka vist tulema, et me parem kustutame teie intervjuuga meie arhiivist ära ja ega te vist päris okei ei ole, aga sellest pole... Ma olen väga okei. Selge. Aga ma protestin, kui tohib veel viimast korda. Palun. Protestin siis selle ja nende vastu. Mille? Palun mind mõista. Selge, me võtame selle protesti arvesse ja teeme kõik selleks, et teil kõik hästi läheks. Head aega, härra preester! Head aega!